Te arvate, kas noored naised on juuste hõrenemise eest kaitstud? Ei ole. Kohe uurime, mis ohud viivad selleni, et naised võivad oma kaunid juuksed kaotada. Mina olin üks neist, kes 15 aastat järjest blondeeris oma juukseid, sirgendasin, föönitasin, tegin keratinsirgendusi, kandsin meeletult raskeid ja paksusid juuksepikendusi ja kõik see viis tulemuseni, et minul triholoog Natalia Pustlova diagnoosis 30% kiilanemise. Mul olid sellised oimukohad siin täiesti kiilakad, mul isegi minu tehnik, kes juuksepikendusi paigaldas, ütles juba lõpuks, et Ellen, nii ei saa jätkuda, et me peame midagi ette võtma, sa pead pikendused maha võtma ja sa pead oma juuste eest hoolitsema hakkama. Ja minu siis teekond viiski mind Nataliani, kes siis õnneks mind suunas ja avastasingi enda jaoks Cressina tooted. Aga jaga meiega seda ka, et mida sa siis kasutasid ja kui kaua ja millal sa tulemused said ja mis need olid? Kõigepealt tänu triholoogile vahetasime oma šampooni välja, et kuna varasemalt ma arvasin, et mul on kas kõõm või mul on dermatiit, kuna tuli pidevalt helbeid peast, siis selgus, et tegelikult mul oli selline seisukord nagu saboreia ja minule ta soovitas siis 2 sellist šampooni, üks on siis selline kergem, mida võib igapäevaselt kasutada ja teine on siis selline nii-öelda tugevama nii-öelda puhastusega, sügav puhastavam. Kui varasemalt mul oli pea must iga jumala päev, hommikul pesin ära, õhtul oli juba rasvane, siis nüüd mul võib 2-3 päeva peanahk vägagi puhas olla. Aga ampullidest kõigepealt esimesed 2 kuud me tegime siis sellise kuuri, kus ma võtsin läbipaistvaid ampulle ja neid kollaseid. Ja peale 2 kuud läksime ainult siis 1300 ampulli peale, kus me siis jätkasime ainult juuste kasvu stimuleerimist, sellepärast et juuste väljalangemine lõppes mul ära. Aga peale 3 kuud juba nägin tõesti, et olid juukseid väga palju tulnud. Ma näitangi, et need blondid otsad ongi tegelikult minu viimased jäänud siis vanadest aegadest, et tulid ka minu loomulikud lokid tagasi üle 25 aasta, minu ema oli väga õnnelik selle üle. Hoian neid meeletult ja tänu sellele, et olen neid tooteid kasutanud ka tänaseni veel hoian natukene, siis kasutan kord nädalas vähemalt siis ampulli, et siis natukene veel lisaks stimuleerida, kuniks on ideaalne pikkus käes. Tegemist oli triholoogi soovitusega ja kuna Cressina tooted on Šveitsi päritoluga, neil on 8 erinevat patenti, neil on läbitud 73 erinevat kliinilist testi ja nad aitavad ka siis, kui juuksefolikul on juba uinunud ning ka raskematel juhtudel on tänu Cressina toodetele võimalik juukseid kasvama saada. Ellen, ma pean sulle tunnistama, et ka mina olen saanud abi Cressina juuksekasvu ampullidest ja nüüd ma kavatsen oma pojal ka selle kuuri ette võtta, et tema juuksed ka veel tugevamaks ja tervemaks saaksid. Et räägi siis, kust me saaksime neid ampulli endale soetada ja kas on mõni hea sooduspakkumine ka? Minu mees, kui nägi, kui hästi need toimivad, on tema nüüd täiesti truu klient. Minul on mitmed sõbrannad ja sõbrad minu kogemuse tõttu samuti kasutama hakanud, sest nad tõesti näevad, et toode toimib. Aga kus neid saada? Ikka labo.ee lehelt ja see on Šveitsi kvaliteet, mis tõesti toimib.